Tere õhtust kõigile. Tere õhtust kõigile. Kätte on siis jõudnud aasta 2026 ja täna siis teeme novembri ja detsembri kuu sellise lühikokkuvõtte ja järgmine nädal siis teeme ka sellise kokkuvõtte kogu 2025. aasta peale nii eesti keeles kui ka inglise keeles. Aga siis mis seal ikka, lähme kohe social tradinguga, teeme selle avapauga ära. Novembris Fingo Pro 1 tegi 0,42% kasvu, mis asi on social trading, see on siis põhimõtteliselt nagu pensionifond, mis on käed vaba ja mis pakub kõrgemat tootlust kui indeksfondid või siis ka näiteks meie Eesti pensionifond. Loomulikult riskid on ka oma olemuselt teistsugused. Fingo Pro 1 on siis novembri lõpuks oli teinud kokku 84% kasvu ja Fingo Pro 5 novembris tegi 1,78% ja siis 2023 aasta, kui Fingo Pro 5 aktiivseks läks sellest ajast alates, on siis Fingo Pro 5 teinud 184% kasvu. See oli siis novembri lõpuga. Kraitos. Kraitos X tegi novembris sellise tagasihoidliku 0,76% kasvu ja all time ehk siis selle konto algusest peale on see teinud siis 41,64%. Hetkel kohe peast ei mäleta, millal see konto sai käima pandud. Järgmine kord täpsustan selle üle. Kraitos Elite, mis on siis Kraitos X-i nii-öelda vend, mis kaupleb siis valuutapaare, mitte kulda, tegi novembris 0,7% kasvu ja kuna ma lubasin, et ma panen uue konto käima, mis siis jookseb uute optimeeritud seadetega, siis nüüd see saigi tehtud, sellepärast ongi siin all time ka praegu 0,7, selle ma panin käima november 21 äkki või midagi sellist, ehk siis kuskil novembrist umbes 10 päeva siis selle seadistusega Kraitos Elite toimetas Flash ja Gearbox. Flash tegi 1,8% kasvu ja see on siis teinud kogu selle ajaperioodi vältel 68% kasvu. See on siis 2024 aprilli keskel. Sellest ajast see konto siis on jooksmas. Gearbox novembris oli nulli ring ja see Gearboxi konto, mida ma siis teile siin näitan, on siis teinud kasvu 19% kasvu. Mis asi on Flash, mis asi on Gearbox, mis asi on Kraitos X, mis asi on Kraitos Elite, kui sa oled siin täiesti uus, siis need on kauplemisrobotid, mis töötavad siis tehnilise analüüsi põhjal ja kus on võimalik siis ka seadistust muuta ja mis on siis arendatud selleks, et iga Peeter ja Mari saaks ka valuuta kauplemisega tegeleda ja seda siis ka edukalt, kui hoida riskid normaalsed ja mitte minna siis liiga hulluks oma soovidega, ütleme niimoodi. Nii, võtame siis ka ette detsembrikuu. Detsembrikuus Fingo Pro 1 tegi 0,86% kasvu, mis siis aasta lõpuks oli andnud siis kogu selle fondi ajaloo tootluseks kuskil 85%. Fingo Pro 5 oli detsembris välja lülitatud lihtsalt puhtalt sellel põhjusel, et detsembrikuu on selline väga segane kuu ja selleks, et vältida üleliigset riski, siis otsustati lihtsalt pausile panna. Ja loomulikult siis ka sellega seoses detsember ei tõstnud seda all time tulemust. Nii, Kraitos X, mis kaupleb siis ainult kulda, ehk siis XAU USD, ehk siis kuld USA dollar, tegi detsembris päris korraliku tulemuse 10,7%. Kuld jälle liikus korralikult, mis siis selle konto tulemuseks on andnud 56,79%. Ja see konto on siis, täpselt ei mäleta, mis aast see jooksnud on, kui ma vaatan. See Kraitos X-i konto, vahepeal vaatasin järgi, on siis jooksnud 2025. aasta märtsikuust, mis ei ole üldsegi tegelikult paha tulemus, see on siis alla aasta, läks aega selleks, et teha 57% kasvu ja drawdown, ehk siis nii-öelda avatud tehingute miinus, maksimaalselt on sellel kontol olnud kuskil 12%, mis on täiesti ulmeline tegelikult. Nii, Kraitos Elite tegi detsembris 1,34% kasvu ja siis kuna see konto sai alustatud novembri teises pooles, siis ega siin veel väga suuri numbreid ei ole, ehk siis kokku detsembri lõpuks oli see konto teinud umbes 2% kasvu. Lähme edasi. Flash tegi detsembris 1,43% kasvu
ja siis kogu ajaloo vältel siis aasta lõpuks oli siis kogunenud kuskil 70% kasvu. Gearbox 3.0 detsembris toimetas, võttis tehinguid, sulges tehinguid ja tegi 2% kasvu ja kuna see konto ei ole ka väga pikalt jooksnud, siis sellel on kokku 21,41% kasvu tekkinud. Selline oli siis aasta 2025, 2 viimast kuud. Lõpetas positiivselt see aasta ja siis nagu lubatud sai, järgmine nädal teen ka sellise suurema põhjalikuma kokkuvõtte siis kogu 2025. aastast. Olge mõnusad ja kes endiselt ei ole social tradinguga alustanud, siis annan tast märku, paneme sul konto käima. Praeguseks on nüüd siis Bingo Pro 5 toimetanud 2023, 24, 25, võib öelda laias laastus 3 aastat on tegutsenud ja see on tegelikult väga hea tulemus, eriti arvestades neid numbreid. See aasta 2025 Bingo Pro 5 tegi küll väiksemat tulemust kui eelneval aastal, aga aasta oli siiski korralikult positiivne. Minu poolt praegu kõik ja lähemalt siis räägime kogu aasta nüanssidest juba järgmine nädal. Olge mõnusad ja järgmise korrani.